Uudised on eetris ja stuudios Rohke Debelak. Haridus- ja Teadusministeerium annab teada, et koolide vastuvõtu infosüsteemi SAIS-3 arendus jätkub. Ministeeriumi sõnul ei ole tegemist viivitusega, vaid ajakava täpsustamisega. SAIS-3 arenduse eelis võrreldes varasemate lahendustega seisneb selles, et süsteem ei valmi. Seetõttu ei teki ka olukorda, kus kasutajad hakkaksid sellele lootma. Ministeeriumi hinnangul on tegemist olulise kvaliteedihüppega, sest eelkäijate probleem oli eelkõige see, et need lootused olid mõnel hetkel olemas. See omakorda tekitas ootusi ja ootused viisid pettumiseni. SAIS-3 puhul on risk maandatud, lisaks eelnevale ei saa tööd mitte alustavasse süsteemi ka keegi sisse häkkida. Süsteemi pikaajaline valmimatus tagab, et koolid jätkavad toimimist stabiilsete ja töökindlate meetoditega nagu e-kiri, telefon ja juhuslik tutvus. Ministeeriumi sõnul on SAIS-3 seega riigi kõige usaldusväärsem infosüsteem. Ja majandusest Rail Balticu projekt venib jätkuvalt, teatab valitsus ja lisab teatas, et põhjuseks nagu ikka on rahapuudus. Ka alanud aastal venib projekt edasi ja kui algselt pidi Rail Baltic viima Baltikumist Euroopasse, siis praeguseks on see veninud juba algsest kavandatust 317 kilomeetrit pikemaks ja see venimine jätkub. Projekti venimisdünaamika näitab, et peatselt võib Rail Baltic ulatuda juba läbi Prantsusmaa, üle Atlandi ja lõpuks 2 tiiru ümber maa. Valitsus kinnitab, et Rail Balticu lõppeesmärk on siiski endiselt sama, jõuda ükskord Euroopasse ja nüüd juba igaks juhuks 4 ilmakaarest korraga. Erakondade rahastamise järelevalve komisjon teatab, et on saatnud Isamaale, Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale ja parempoolsetele järelpärimised seoses tasumata arvete ja võimalike keelatud annetustega. Majandusanalüütikute hinnangul on erakondadel tekkinud uus risk, kui arved jäävad tasumata, võib see lõppeda erakondade pankrotiga. Et vältida demokraatia kokkuvarisemist, valmistab riik ette uut lahendust. Selle järgi peavad kõik Eesti kodanikud end ametlikult kirja panema selle erakonna valijana, kelle poolt nad viimastel valimistel hääletasid. Seejärel kehtestatakse neile valijamaks, mis on 5% inimese brutokuupalgast. Kui inimene ei mäleta, kelle poolt ta hääletas, määratakse talle erakond loosi teel. Riigikogu aga hakkab täna arutama põhiseaduse vastavust põhiseadusele. Eelnõu menetlus andnud valitsuskomisjoni sõnul on üha sagenenud juhtumid, kus üks või teine Riigikogu poolt vastu võetud seadus või mõni muu samm läheb põhiseadusega vastuollu ja seetõttu jäävad vajalikud muudatused ka tegemata. Tihti on opositsioon seisukohal, et valitsus tegeleb põhiseaduse vastase tegevusega ja vastupidi. Vahel jääb mulje, et Riigikogu on tervikuna põhiseaduse vastane. Tekkimas on olukord, kus põhiseadus hakkab segama põhiseaduse täitmist ja seega on vajalik arutada, kas põhiseadus võiks osutuda ohuks Eesti Vabariigi põhiseaduslikule korrale. Ja lõpetuseks eile keskpäeval kutsuti politsei Toompea lossi ette platsile, kus 2 poliitikut olid omadega ots otsaga kokku tulnud. Täna toimub Riigikogus ka teabepäev, mille käigus selgitatakse ots otsaga kokku tulemise ohtusid ja jagatakse nõu, kuidas seda vältida. Kuulsite uudiseid.